nagu öeldakse, siis regirauta suvel ja vankrit talvel, mis see meie kaasaegsesse keelde tõlgituna tähendab, on see, et tööriistad, mida me suvel kasutaksime, võiks olla talvel valmis sätitud ja üle vaadatud, et kõik ikka toimib ja kõik nii-öelda varuosad on olemas ja midagi kuskil katki ei ole. Räägiks Makita tööriistade võtmes täna sellisest suvisest põhitööriistast nagu murutrimmer. Murutrimmer on asi, mis samamoodi ju kulub ja kõige suurem kuluosa seal on just nimelt see jõhv, mida kasutatakse või siis need erinevad muud lõikepead. Nii et see osakond tuleks endal kindlasti üle vaadata ennem kui hooaeg algab. Ja sellega seoses on Makital üks vahva uudis ka. Nimelt nendel on sellised uued siis trimmeri pead. Need on siis sellised pead, millega te saate oma olemasoleva trimmeri nii-öelda natuke parendada või siis teisisõnu upgrade'ida, et teha tööd natukene mugavamaks. Me kõik teame, ma ise olen ka üsna niisugune aktiivne trimmeri kasutaja, kui ebamugav on trimmeril siis selle jõhvi vahetamine. Selleks tuleb see nii-öelda pea või see korpus lahti kiskuda, siis tuleb seda jõhvi sinna nii-öelda 2 korra väänates ümber kerida, teiste näppudega kuidagi kinni hoides, sellepärast, et muidu ta lihtsalt lendab sealt pealt minema, tal on ju oma pinged sees. Mina ei tea, võib-olla ma teen seda valesti ja liiga keeruliselt, äkki on lihtsam moodus. Aga igatahes see tundub selline paras peavalu, eriti kui siis sul on seal niisuguse vana muruga kinni kittinud kogu see pea. Selleks on nüüd välja mõeldud lahendus ja lahendus on selline, kus ei ole üldse vaja seda pead jõhvi vahetuseks lahti kiskuda. Ja vahetamine käib siis üsna lihtsalt, nimelt see pea tuleb kruttida selliselt, et siin on 2 joont, mis on kohakuti, siis on see asendta lõige. Muide, kõik informatsioon on olemas ka pakendite peal, et pakendite osas on Makita teinud kõva sammu edasi, informatsiooni on siin külluslikult, sellest räägime hetke pärast, mis infot me siit pealt leiame. Jõhvi vahetamine on lihtne, tuleb siin peal see nii-öelda kork keerata õigesse asendisse, nii et ühed jooned on siin kohakuti, aga jõhv läheb sisse ühest otsast, jõhvi ots tuleb teiselt poolt välja. Nüüd tuleb vaadata vastavalt sellele, kui pikk see lõikejõhv teil on, tõmmata võrdseks ja põhimõtteliselt ongi olemas. Edasi kerime selle jõhvi siia sisse. Ja positiivne selle juures on jah see, et ta ei saa sul mitte kuskile nii-öelda siit oma sisepingetega minema lennata, välja hüpata. Jõhv on vahetatud, töö võib edasi minna. Nüüd see informatsioon, millist siis nii-öelda seda asenduspead enda trimmeril osta, selle leiab karpide pealt. Siin peal on kohe kirjas, millisele keermele mingi pea sobib, kui suur see pea on, ehk et kui palju siia seda jõhvi saab peale kerida, mis on kõige jämedam jõhv, mis saab peale kerida. Ja need jõhvi jämeduste valik on siis üsna suur ja lai ja samamoodi on see siis värvidega eraldatud, et mis on läbimõõdud. Kõige parem on seda infot otsida, kuna see on natukene kirju maailm, siis Makita aiatehnika kataloogist, mille saab alla laadida Makita veebist ja mis võiks olla ka iseenesest olemas hästi varustatud kauplustes. Ja siit näeb siis ära, mis on kergeks tööks mõeldud jõhvid, mis on raskeks tööks mõeldud jõhvid, millised on erinevad jõhvi kujud. Muide, minu soovitus oleks isiklikult just nimelt vaadata selle nii-öelda ristikheina lehe kujulise jõhvi poole, sellepärast et see on palju vaiksem. Ja see on võib-olla tema üks niisugune peamine eelis, kui see ümarjõhv teeb rohkem heli, siis see töötab natukene vaiksemalt. Ühtlasi loomulikult on need jõhvid mõeldud just nimelt akutööriistadele, nagu me oleme ka varem rääkinud, et Makital on välja töötatud saekettad, kettsae, siis ketid, kõik muu lisavarustus just nimelt akutööriistadele, et see nii-öelda nõudlus aku jõule oleks võimalikult väike ja masin oleks võimalikult efektiivne. Sama kehtib siis nende murutrimmeri varuosade peale. Ja lisaks jõhvidele loomulikult on saada erinevad muud lõikepead, mis on siis sellise juba raskema töö jaoks ehk suurem, kõrgem hein, kuni siis saeketastini välja, mis on võsalõikurite jaoks. Nüüd väga populaarsed on Makital sellised need üliväiksed, need mini-trimmerid, mis sobivad just nimelt näiteks naisterahvastele eelkõige, kus on aianurgast võib-olla siit-sealt ainult natukene vaja lõigata. Tööd on väga vähe, aga ta on mugav tööriist. Selleks on nii-öelda mugavust silmas pidades Makita välja töötanud ka sellise väga lihtsa varuosa, kus ei peagi seda jõhvi vahetama, vaid nii-öelda see asendusjõhv on kohe sellise plastikkorgiga koos, nii et võtad selle vana korgi tühja
ja sealt peast välja paned uue korgi sisse ja jõhv ongi vahetatud. Loomulikult tõsise töö tegijatele, kes ikkagi nagu rohkem kasutavad tööriista, siis on juba tööriistad esiteks suuremad ja teiseks siis kindlasti need uued mugavad pead on kindlasti esimene valik. Ülejäänud tööriistad loomulikult tahavad samamoodi hooldust. Praegu on käimas võib-olla selline põhiline kettsae kasutushooaeg, nagu me oleme ka Nurgakivi saatest näinud. Loomulikult kettsaagidele on Makital väga põhjalikud hoolduskomplektid olemas, kõik terituskomplектid, varu, saeketid. Jällegi nad on teinud uuenduse oma pakendites, kus on sul peal kirjas täpselt, mis on siis nii-öelda selle keti andmed, sest et igale sae võib minna erinev kett, mis on selle keti siis jämedus, mis on saelehe pikkus, kõik see mängib rolli ja lisaks sellele muide oluline info on ka see keti hooldus, et millise viiliga ketti teritada. See on näiteks üks asi, mida mina oma väheste kogemustega üldse ei teadnudki. Mina arvasin, et saekettidel läheb kõigil üks sama viil, aga tegelikult see nii ei ole, et tuleb ikkagi kasutada õige läbimõõduga viili, et oma saekett teravaks saada. No ja loomulikult, mis liigub, see kulub, kõik vajab määrdeid, on ka erinevad määrded Makita tootevalikus olemas, nii vedelkütusega masinatele, mootoriõlid kui ka siis võib-olla praegust kasutuses olevatele kettsaagidele siis ketiõli ja muuhulgas nagu tänapäeval juba trendiks ja kuhu see suund võetud on, siis on olemas ka nii-öelda bioõli ehk et siis see õli natukene, mis sellest saeketist keti pealt loodusesse pritsib, et see oleks ka siis looduses kiiresti komposteeruv või hävinev. Kogu selle tööriistahoolduse jutu võtaks kokku sellega, et hankige endale see aiatööriistade kataloog, olgu ta siis digitaalsel kujul Makita veebist või poelettidelt, sirvige siia lõppu ja leiate kõik võimaliku lisavarustuse ja hooldusvahendid, mis teil vaja võib minna. Ja hea uudis neile, kes ise võib-olla hooldusega tegeleda ei viitsi, eriti kui me räägime näiteks muruniidukitest ja sellistest keerukamatest seadmetest, siis tooge oma tööriist Makita hooldusesse. Ja ma soovitan seda teha võimalikult vara, sellepärast et arvata võib, et kui päike välja tuleb ja muru kasvama hakkab, siis võivad need järjekorrad natukene pikemad olla.